Meiega on liitunud Lähis-Ida teadlane Dalia Sichada. Dalia, tore on sind siin 24 News Englishis tervitada. Ma ütlen, et Araabia valitsused on varem Iraani hukka mõistnud, kuid Fahmi ütleb selgesõnaliselt, et rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Kas see on tõeline nihe Araabia kollektiivjulgeoleku suunas? Või on see ikkagi peamiselt poliitiline retoorika? Kuidas sina sellest aru saad? Aitäh sulle, Nicole, et mind kutsusid. Tegelikult ei ole olemas sellist asja nagu Araabia kollektiivjulgeolek. See on kena diplomaatiline väljend, mida araablased armastavad kuulda Araabia liiga peasekretärilt. Tegelikult on see muutus üleminek Ahmad Abul Keitilt Nabil Fahmile oli tahtlik Saudi Araabia ja teiste Pärsia lahe riikide surve tõttu. Pärast seda, kui Egiptus ei suutnud korralikult reageerida Iraani varasematele rünnakutele Araabia riikide vastu. Ja väga leebe vastus, mis tol ajal Araabia liigalt Iraani suhtes tuli. Aga me peame ka meeles pidama, milline on Nabil Fahmi taust. Ta tuleb samast koolkonnast nagu Amr Moussa, kuulus diplomaat, kes oli tuntud oma Iisraeli vastase vihkamise poolest. Ja araablaste seas kiideti teda selle eest väga palju. Ja selle mõtteviisi aluseks Egiptuse diplomaatias on alati sellist asjade propageerimine nagu Araabia ühtsus, ühtne Araabia armee, Araabia rahvuslik julgeolek, mis tegelikult reaalsuses ei eksisteeri. Ja hoolimata kõigist varasematest katsetest midagi sellist luua, on need alati läbi kukkunud. Nii et see on kena diplomaatiline retoorika, aga ma ei usu, et see viib mingite tegelike tegudeni. Kas see näitab midagi Fahmi prioriteetide kohta? See on tema esimene sõnum, kui ta asub Araabia liiga peasekretäri ametikohale. See annab märku, millises suunas ta soovib organisatsiooni juhtida. See on väga huvitav küsimus, mille sa just esitasid, Nicole. Sest tegelikult oma prioriteetides, mille ta oma ametiajaks välja tõi, oma uue positsiooni puhul Araabia liigas, kordas ta tegelikult lihtsalt sama juttu. See viis nii paljude kriisideni piirkonnas, mille esimesed ohvrid on araablased ise. Nii et loomulikult jätkas ta rõhutamist, et Iisrael on nagu suurim probleem piirkonnas ja Palestiina küsimus peaks olema peamine prioriteet. Ta kritiseeris samas hingetõmbes ka Iraani selle agressiooni eest Araabia riikide vastu. Ta pani Iisraeli ja Iraani režiimi samale pulgale. See oli tõesti šokeeriv, kui ta ütles, et ka Iisrael tegeleb agressiooniga Araabia riikide vastu. Ja sellega pidas ta muidugi silmas Iisraeli sõda Hezbollahga. Aga olgem ausad, kui Iisrael ei kontrolli praegu Hezbollahad ega ründa praegu Hezbollahad, tegelikult oleks Egiptus ise, kus ta pärit on, sattunud tõsistesse raskustesse. Kurahuhid püüavad sekkuda sellesse piirkondlikku sõtta, mis praegu areneb. Nii et loomulikult kasutas ta jälle sama retoorikat, rääkides halvasti Iisraeli ja Iraani kohta ning kasutades seda araabia natsionalistlikku keelt, millel tegelikult polnud mingit praktilist tähendust. Sa mainisid tema hukkamõistu Iisraeli suhtes. Ta mõistis samuti hukka Iisraeli selle eest, et nad blokeerisid tema planeeritud reisi Ramallasse eelmisel nädalal. Milline mõju sellel otsusel oli ja kuidas üritab Rami seda siduda Palestiina küsimuse eest peetava võitlusega Araabia liigas? Iroonilisel kombel on tegelikult see, et Iisrael suutis tal takistada või peatada teda selle etenduse tegemast, mida ta soovis korraldada. Tema ametiaja alguses Araabia liiga peasekretärina on see hea näide sellest, kui nõrk Araabia liiga tegelikult on või kui kasutuse on. Ja ma arvan, et tema visiidi eesmärk ei olnud midagi muud, kui näidata, et me oleme siin, me võime samamoodi tagasi minna. Ta üritab taas kord korrata seda, mida Amr Moussa tegi Araabia liiga peasekretärina, külastades korduvalt Gazat ja Lääne-Kallast. Ja lihtsalt selleks, et näidata, et meie oleme need, kes kontrollivad olukorda, aga tegelikkus ei ole selline. See ei ole tegelikkus. Ja ma usun, et isegi Araabia liiga liikmed teavad seda. Nende eesotsas on Saudi Araabia, kes on juba mõnda aega lõpetanud Araabia liiga rahastamise.
ja nüüd otsib ta alternatiive koos Pakistaniga, Türgiga, et luua kaitsekilp endale ja Lahe piirkonnale, sest nad on kaotanud usu Araabia liigasse. Dalia Ziada, alati on tore sind meiega siin I24 News English'is näha. Suur aitäh!